Nii, tänases kavas siis kolmas mäng on käimas, mida me Delfi TV-s üle kanname. Võistlustules on nüüd Mattias Siimar, kolmanda Eesti tennisistina ja tema vastane on hollandlane Niels Lootsma. Käimas on esimene game. Paraku nüüd lõi palli out'i. Ja eelmises kahes mängus olid võistlustules veel Markus Kerner ja Anton Pavlov. Kahjuks mõlemad võtsid vastu kaotuse. Loodame, et siis Mattias Siimaril ehk läheb veidi paremini. Tartu turniiril teatavasti jõudis Mattias Siimar veerandfinaali, kus pidi vastu võtma tugeva Slovaki Filip Horanski. Kaotuse vastu võtma. Out. 30 tasa. Korralik serv sinna joone juurde. 40-30. Ässaga lõpetab game'i. Tundus küll, et vist see pall vist pigem oli õige. Vaatame kordusest. Ei tea, jah, see pikenduse peale, see võis isegi viga olla, aga no muidugi pall lendab nii kiiresti, et ega aru ei ole saada siin, et seda on kohtunikul ka keeruline näha. Aga igal juhul esimene game Niels Lootsmale ja 1-0 ta juhib. Momendil maailmatõdvule koht on 786, kõige kõrgem on tal 607 olnud, turniirivõidud veel üksikmängus puuduvad. 21-aastane ja 3. aasta mängib profitennise karussellis ja tundub, et meeldib talle paaris mängu mängida, et siin on tal päris mitmeid turniirivõite ja paaris mängus on näiteks ta momendil oma elu kõige kõrgemal positsioonil 283. Korralik edetabeli koht juba. Ja juuniori klassist üldiselt informatsiooni väga ei ole, ta praktiliselt puudub. See tähendab seda, et tõenäoliselt on tegemist mängijaga, kes väljapool Hollandit väga nii-öelda noorte klassi vanuses ei käinud ja üldse väga paljude Kesk-Euroopa ja Kesk-Euroopa riikides, lisaks veel ka Prantsusmaal, on tavaks see, et ega neil on oma sisemine konkurents päris kõva ja neil oma siseriiklikud turniirisarjad on hästi populaarsed ja nii juhtub, et nii mõnedki mängijad kas siis juba täiskasvanuks saades või ka juba täiskasvanuna suht kaootiliselt nii-öelda või siis mõne aasta käivad mängimas rahvusvahelise turniirid, siis jälle ei mängi. No eriti levinud on see teema Prantsusmaal näiteks. Aga praegu Mattias Siimar on hoidmas oma servi 30-0. Ja 40-0. Et seetõttu sageli jah, me ei pruugi teada informatsiooni väga mängida kohta, aga Niels Lootsma on siiski 3 aastat mänginud ja enam-vähem see edetabeli koht näitab tema taseme ära, nii et see on mängitav vastane kindlasti Mattiasele, vähemalt statistiliste näitajate poolest. Ja selles mõttes võib-olla tal oli loos veidi armulikum kui Anton Pavlovile ja Markus Kernerile. Ja hea tõrje. 40-15. Aga jah, Mattias Siimar on suhteliselt vähe veel mänginud täiskasvanute turniiri, et momendil edetabeli koht alles 1881, nii et aga arvatavasti see positsioon ei ole eriti objektiivne, nii et ja
ja tõenäoliselt Tartu turniiri veerandfinaali punktid. Kas nad üldse praegu tal on veel siin arvestatud selles positsioonis, nii et kui õnnestub ka näiteks täna võita see mäng, siis kindlasti ta jõudsalt tõuseb. Ja ässaga alustab oma teist servigeimi Lootsma. Mis on huvitav, et kui algselt turniiri alguse vaatasime loosi, siis suhteliselt sarnasesse kohta Mattias Siimar loositi nagu Tartus ja oli kõigi loogikareeglite järgi oli talle tulemas, nüüd kui täna õnnestub võita, oli tulemas vastav jälle Filip Horanski, aga Filip Horanski vigastada ennast ja andis 1-4 seisu peal andis sakslasele Hannes Wagnerile loobumisvõidu. Lõpuks läks outi Lootsma löök ja see tähendab seda, et selle mängu võitja kohtub Wagneriga, nii et täiesti selline vastane, mängitav vastane, kes on läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse saanud. Nii et miks ka mitte, hea mänguga taaskord ennast vähemalt veerandfinaali välja mängida. Ja siin on ikkagi vähemalt esimeste geimide põhjal on võrreldes esimese hollandlase ja belglasega, kes mängis Pavlovi vastu, erinevus on tunda. Aga vara on veel muidugi võib-olla rääkida, et kuskilt esimene sett on keskpaigas, siis võime võib-olla veidi objektiivsemalt hinnata hollandlase mängu taset, aga esimene serv on päris korralikku välja tuleb. 30 tasa. Muideks sama mängija Niels Lootsma mängib paarismängu Kenneth Raismaga. Seal nad on juba avaringi võitnud. Võitsid paari Rick de Groot ja Antal van der Düümi 7-6-6-3. Ja tõrje sinna jalgadesse ja vastane eksib. Ning 30-40 esimene murdepall selles mängus ja mis on kõige parem, see on Siimaril. Hästi lõi praegu. Iseenesest oli suhteliselt hea sügav tõrje, aga võib-olla see löögi tugevus ei olnud kõige parem, aga ega ei oldki kõige lihtsamate killaste servi tõrjumine siin ja mäng tasa. Pikka kasvu mängija Hollandist ja keha ehitus on täpselt selline, et siin servimasin peaks töötama päris korralikult ja nii ongi äss ja edu Lootsmal. Kõrvalväljakul on otsustavasse setti läinud mäng lätlase Martin Potsuse ja Tartu turniiri võitja hollandlase Antal van der Düümi vahel. Vahepeal tundus juba, et lätlane võtab selle võidu ära ja kustutab turniirist hollandlase ära, aga teatavasti Tartu turniiri oli hollandlane samuti kahes esimeses ringis päris suurtes raskustes, aga pärast sai oma mängu käima. Nii, mäng tasa. Võrgu puude ja esimese järg läheb kordamisele.
Viga serv, jah. Seda näitas ka Mattias Siimar ja kohtunik võib-olla veidi hilja ütles selle servi vea välja, aga nii ta on. Jaa. Kohati jääb natuke jalgade töö jätab soovida hollandlasele, et selline natuke jääb sellest plastilisusest puudu tal. Isegi kõnnakus on seda tunda, nii et siin pall sinna jalgadesse talle suunata, päris sinna keha lähedale, et ta põrkab, siis mitmel korral päris hädas olnud. Ja teine murdepall Siimaril. Nii, teine serv. Ja nüüd tegi lihtsa koogi seal võrgus. Ja see löök oli ka selline, et mulle tundub, et kui oleks ülegi läinud see pall, siis Mattias oleks selle tõenäoliselt ka ära jooksnud. Huvitav jah, et see paaris, suhteliselt korralikult paarismängu mängiv hollandlane sellise palliga eksis ja servi murre. Mattias Siimar juhib 2-1. Üks eestlane juba on 16 hulgas, Vladimir Ivanov nimelt, kes mängis oma 16. finaali, mängis ära juba eile, võites Tšehhi David Poljaki 6-4, 6-3. Ja järgmises ringis ootab teda Jevgeni Karlovski, kes oli Tartu turniiri finalist. Väga ilusti mängitud, kindlalt. Nii kui ma Tartu turniiri ajal mainisin ka, siis Mattias Siimari mäng on selline, jätab sellise mõtestatud mulje, ta on suhteliselt kompaktne mäng, et jah, kui satub vastu vastane, kes on mänguklassilt kõrgem, siis seal võib-olla sunnitakse lihtsalt teda rohkem eksima kõik, aga üldjoontes on tema mäng suhteliselt loogiline või selge taktikaga ja võimaluse korral meeldib talle võrku tungida. Ei ole see mäng nii hajevil nagu mõnel teisel Eesti mängijal, kelle mängu me saame jälgida Delfi TV vahendusel. Nii, korralik serv ja 30-15. Ja võib-olla see löök, millelt ta võrku läks, ei õnnestunud kõige paremini Mattias Siimaril. Ja see volle jäi ka natukene ikka pikaks, et tahtis sinna rohkem võrgu ette lüüa, aga pigem ma arvan see eelnev löök enne võrku tungimist oleks võinud teravam olla. 30 tasa. Ei, see oli paha viga praegu. See oli paha viga. Ja murdepall omakorda Lootsmale. Jah, 2 ebaõnnestunud punkti Mattiaselt. Järjepanu. Vasaku käelisena nüüd on hea teise kasti servida. Ja ilusti sinna välja. Ja see töötas. Mäng tasa.
aga vasakukäelistel hea, et sellised otsustavad punktid. Gamepallid on ju teises kastis enamjaolt. Saavad vasakukäelised siin oma seda vasakukäelisuse relva kasutada. Ai. Ja just kiitsime ja nüüd siis topeltviga. Võib-olla liigselt riskeeris selle teise serviga praegu. Pikk. Ja tõrje muidu hollandlaselt. Ai. Noh, pigem ikka andis ära selle game'i Mattias ja vaatame seda viimast lööki. Ja ei, no ega see väga palju oli. Mõte peal paha. 2-2. Aga see pika kasvuline ja pikajalgne hollandlane tuleb liikuma panna. Mulle tundub ka niimoodi vaheldumisi vahepeal lüüa ka sellist lühikest teravat krossi. Et suhteliselt sirgetel jalgadel lööb seda palli. Ja see oli targalt mängitud. Hindas olukorra ära ja alles siis läks võrku. Vastane põhimõtteliselt vist ei märganudki, et Siimar on võrku tulemas ja siin on ilusti mugava palli reketi peale. 0-15. Ai, jah. Lihtne ei olnud. Sai raske servi mängu, aga vastane mängis ka siin küpselt. 15 tasa. Korralik serv jälle. Ja nüüd on hollandlane paar punkti mänginud päris korralikku tennist. 40-15.
Nii, ja hollandlase eduseisul 3-2. Asus taas servima Mattias Siinmar, kes juhib 15-0. No jälle hea serv sinna teise kasti. Ilusti plats puhtaks ja platsilt välja ja nelikümmend 0 ja kindlalt on õnneks hoidmas praegu seda servi Mattias ja ega siin tõesti enam ära anda ei saa, sest vastane on 3-2 ees. Hea tõrje. Aga lõppkokkuvõttes hoiab ikkagi suhteliselt kindlalt oma servi Mattias Siinmar ja seis on 3-3. On 10-0. Mängis kindlalt 40-15. Ei, kui kahju. Ja Lootsmaa hoiab oma servi 4-3, juhib ta esimeses setis.
Jaa, see pall loeti outi ja võis olla küll äkki väike out. Ei saa aru ausalt öeldes teemalt vaadates. 0-15. No nüüd on esimese seti kombinatsioon lähenemas, et siin ei tohi oma servi küll mingil juhul kaotada. Nüüd oli küll viga, jah. Topeltviga väga pahal kohal jälle, noh. Ja miks just sellisel olulises game'is ja sellises faasis see topeltviga tuleb. 15-30, no nüüd ei tohi järgmist punkti kindlasti kaotada, et see on, muidu tekib vastal 2 murdepalli. Ja nii nagu ma ütlesingi, selline natuke väljakust välja lühem pall. Praegu hoidis tagajoonest eemal. Hollandaste lõigi sellise lühema palli ja vastane oli tõsises hädas ja eksiski. Natukene sellist mängujoonist rohkem kasutada ja peaks iseenesest Matja selle sobima. 30 tasa. Nelikümmend 30. Teine topeltviga selles game'is. No, nüüd oli ilusti mängis 15-30 pealt ennast game pallini ja out. See oli nüüd kindel out. Luges nüüd kohtunik selle outi või ei lugenud. See oli ikka väga selge out. Ja jumal tänatud, no see oleks küll liiastalt, kui oleks see pall sisse loetud. Nii et edu Siimaril. Sealt tahtis sutsata lootsma piki joont, aga pall jäi võrku ja seis on 4-4. Tundus viga, jaa, nii ongi. Oi, no vastasel täiesti ebaõnnestus see stopp. Sai suhteliselt kõrges punktis seda palli lüüa. Mattias Siimar aga paraku eksis, jah.
Oli võimalus küll. Nüüd läks pall suhteliselt kehasse see serv ja tõrje täiesti ebaõnnestus. Nii palju tuletan meelde veel, et peale nähtavat mängu me saame näha kahe eestlase Eesti tennisisti vahelist ehitust. Nimelt Kennet Raismaa kohtub Mattias Siimari vennaga Christopher Siimariga. Nii et Vladimir Ivanovile lisaks 16 hulka jõuab kindlasti veel üks Eesti tennise mängija. Hoiame pöialt Mattiasele, et neid oleks vähemalt 3 mängijat meil. Kümmend 0. Vastu liikumist mängis praegu hollandlane ja nüüd eksis ja oli initsiatiiv käes küll, aga tuli viga sisse. Nii et 40-15. Ja tõrje. Natukene kuidagi forsseerib üle. Pall võrgu põhja ja 5-4 Lootsmale esimeses setis. Ja kõrvalväljakul on lätlane mehe tegusid tegemas hollandlase Antal van der Dumi vastu. Seal on väga tasavägine mäng 3-3 otsustavas setis. No iseenesest ei saaks seda pidada nüüd mingiks väga suureks üllatuseks, sest Martin Poitsus tegelikult, kuigi tal ei puudub asetus sellel turniiril, on teatavasti ka Eestis mänginud turniire ja ühel turniiril siis 2014 Estonian Openil Kalevi tenniseklubis oli ta teatavasti finaalis Ivanovi vastu. Ja lähebki 4-3 ette. Aga me jätkame nüüd reportaaži siit meie mängust. 5-4 Lootsmaa juhib ja Siimar asub servima, et püsida konkurentsis esimeses setis. Viisteist 0. Ja nüüd oli, kui eelmine tõrje võrgu põhja, siis nüüd oli praktiliselt ideaalne tõrje. Seal oli väga, oli võimatu praktiliselt Mattiasele midagi teha. Ja 15 tasa.
Out. No, see oli kindel out. 30-15. Ja no siin mängis vastane hästi. Ja kohati lööb see tõusvat palli väga heas tempos vastu ja 30 tasa. Väga olulisel hetkel tuli Mattias Siimaril täss. Ja täpselt ristnurka see pall lendas. 40-30. Ja episoodilt mängib hollandlane väga võimselt. Ja reeglina just eest ka poolelt tulevad, et äkki peaks rohkem ikka proovima siia taga ka poole mängida talle. Eest käega väljapoole krossi lüües tulevad paljud punktid. Ja viga tuli väga valel hetkel. Ja ootamatult mis ootamatult, aga ütleme tasapisi siin see võitlus selles game'is on olnud võrdne ja nii Lootsmaal on settpall. Õnneks küll Siimari servilt, nii et siin teise kasti vasaku käelisena. No, ma arvan ikkagi siia tagakäe poole ja väljakust välja tuleks servida see pall ja nii õnnestubki talle. See loeti veaks. Ja nii see sett läks ära 6-4 Lootsmaale. No meile tundus küll siit, no ega kohtuniku ei saa see otseselt milleski süüdistada, aga esimene serv tundus küll, et see oleks võinud lugeda küll punktiks Mattiasele ja oleks tasamängitud. Teine serv oli viga, aga esimene serv oli õige minu meelest. Aga noh, see on juba selline targutamine, mis ei aita. Vaatame statistikat esimest setti. Ja vastane on servinud 5 ässa, aga me näeme, et Siimaril on 4 topeltviga 1 ässa juures, et siin on suur vahe, väga suur vahe. Ja teiselt servilt Mattias Siimar ikkagi ainult 20% võitnud. Tegelikult kui vaadata nüüd statistikat, siis just õiglane võit esimeses setis hollandlasel. Ja nagu ma ikka rõhutan, et siin turniiril me ei näe lihtvigade ja puhtalt võidetud punktide suhet, aga igal juhul seti alguses oli veidi rabedam, no mõlema mäng oli veidi rabedam, aga hollandlane on tasapisi kosunud ja me näeme nüüd serv jookseb juba päris ilusti 15-0.
15 tasa. Võib rohkem niimoodi laiali mängida ja ei pea alati võib-olla löögi tempot varieerida ja sest ma olen kogu aeg rõhutanud, et mulle tundub, et kohati just selle liikumise pealt löömisel võib hollandlasel raskusi olla. Koha pealt, kui tal on pall on suhteliselt mugavalt ees, sealt ta võib küll päris hästi surmata selle palli. Viga. Ilusti mängis praegu, nüüd on vaja see punkt lõpule viia. Ja nii Mattias Siimar teebki. Ja nii kuidagi ootamatult see esimene set ka järsku sai oma lõpu. On nüüd selles game'is Mattias Siimaril 2 murdepalli. No mängitav on ikkagi see vastane, et siin tuleb võidelda küll mängu lõpuni ja üritada. Praktiliselt kogu aeg ühte moodi mängib eest käega, ühte samasse kohta mängib Lootsmaa. Õigeaegselt võrku ja 30-40, teine murdepall. Yes, tasamäng. Võrgu puude oli, jah. Jälle korralik serv. Edu Lootsmaal. Nii et 2 murdepalli on suutnud tagasi mängida hollandlane ja nüüd ise juba game pall käes. Loeti ikka veaks, jah. Out kahjuks. Ja raskustega, aga siiski hoiab hollandlane oma servi ja 1-0 Lootsmaale teises setis ja poolte vahetus.
out, 15 tasa. Jaa, 15.30. Kuidagi sellist särtsust on nüüd natuke puudu Siimaril. Korralik serv, 30 tasa. Murdepall hollandlasel. Ja nüüd tegi pika kasvu. Mängija üritas lõigata seda palli. Madala lõike siin üle lüüa eksis ja mäng tasa. Jah, eelmises game'is oli hoopis Mattiasel 2 murdepalli Lootsma servil. Nüüd oli see omakorda Lootsman, nii et ja hästi mängis praegu Holland. Sattus kohe tõrjalt surve alla Mattias ja teine murdepall. Viga. Ja nüüd tõenäoliselt ründab vastane teiselt servilt. Aga õnneks sai suhteliselt hea pika servi sinna joone äärde sai Mattias ja see päästis teda. Ei andnud vastasele võimalust aktiivsele tõrjele ja mäng tasa. 2 murdepalli seivitud Siimari poolt. Kolmas murdepall juba.
ja lõpetab topeltveaga oma game'i. Väga pahal hetkel see topeltviga tuleb. Oli aga muidugi selles game'is pidevalt surve all Mattias. Ja 2-0 on Niels Lootsmaa juhtima läinud teises setis. Päris raske servi sai ilusti tagasi Mattias Siimar. Jaa, no see oli lihtne ei olnud. Jättis natuke selle poole avatuks küll, aga õnneks sai selle volle õnnestunult vastase poolele ja 0-15. Nii kätte vastasele praegu, 15 tasa. Kõrval väljakul samal ajal dramaatiline kohtumine Pootsiuse ja Vander Tuimi vahel. Vander Tuim siis tuletab meelde, oli Tartu turniiri võitja ja seal oli 4 matšpalli oli Pootsiusel. Hollandlaselt hea serv ja 30-15 ja Pootsius oli 4 matšpalli, kus juures 3 oli neist järjestikust. Vander Tuim oli 0-40 oma servilt taga. Aga on sealt selle seisust välja tulnud ja 5-5 otsustavas setis. See võib lätlase muidugi murda. Ja nüüd tuli jälle võimas serv. Ja Niels Lootsmaa üha rohkem on nii-öelda mängus sees. Surub oma mängujoonist peale tempot. Nagu ma enne rääkisin just, et Mattias Siimari mäng esimeses setis enamjaolt oli see viimane game. Natuke oli rabe. See oli selline kompaktne ja arusaadav see mäng, siis praegu tundub, et ta on veidi segaduses, et kuidas mängida. Vastase dikteerimise all käib see kohtumine. Teine sett. Nete puhtalt võttis praegu punkti ära ja 3-0 teises setis. 6-4, 3-0 juhib Niels Lootsmaa. Ei ole praegu see olukord väga rõõmustav. Out, 15-0.
Vaatame kordusest. No ja jäme viga ikka. 15 tasa. Kehasse serv ja 30-15. Ja nüüd kui jäi natuke surve alla, 30 tasa. Ei ole ikka seda mängulist tervikut, et nagu ma ütlesin, et ikkagi hollandlase diktaadi all käib see mäng. Midagi peab Mattias Siimer ikka muutma oma mängust, et samal viisil edasi minnes on raske loota, et isegi võib siin oma servi hoida ja aga kuidas ta selle vastaservi tagasi murrab? Oma mänguga on keeruline seda teha. Segaduses tõesti. Ja juba on murdepall järjekordne Lootsmaal ja 30-40. Ei ole. 4-0. Ja ime peab siin toimuma, et mängus mingi muutus või murrang leiaks aset. 2 breigiga on Niis Lootsmaa peal. Eestis tasa. Ei olnud lihtne see tegelikult, eriti see teine rabak. Aga lahendas olukorra Siimar ka enda kasuks ja 15-30. No äkki nüüd siis ikkagi õnnestub see serv murda, siis võimalikult kergelt hoida oma servi ja jälle taas mängu sisse elada. Jaa, 15-4.
Veel üks murdepall on alles. Out. Ja vaatame kordusest siin. No jah, pigem ikka võib seda lihtveaks nimetada, seda hollandlase lööki. Ilusti oli see palli lööki, läks sisse, aga lõi out'i selle. Ja no avas teises setis ka oma skoori Mattias Siimar ja on kaotusseisus 1-4. Saab nüüd ise servima hakata ja on momendil siis ühe breigiga maas. Kõrval aga samal ajal käimas otsustava seti tie break Antal van der Tuimi ja Martin Potsuse vahel. 1-1 kiires lõppmängus. Lätlane paneb väga sitkelt vastu hollandlasele. Ja murdiski seal. Hollandlase servi mini-breigi tegi. Juba mäletavasti 4 matšpalli on olnud ka lätlasel. Aga tuleme tagasi Mattias Siimari kohtumist jälgima ja korralik serv. Ja lahendas selle olukorra kindlalt ära. 15-0. Jälle hea serv. 30-0. Selline lihtne viga jälle tuli otsa, kuigi õnneks seisul 40-0. 40-15. Nii, see tundus küll. Ja, oli out. Nii ka meile, nii ka kohtunik nägi seda, et see pall oli out'is ja seis on 4-2 Lootsmaa kasuks. Nii et praegu kuulas ilusti Siimar meie soovitust. Suutis ju vastase servi üleilmses skeemis murda, hoidis kindlalt suhteliselt oma servi. No lootus sureb viimasena. 4-2 servib Lootsmaa. Äss. Jälle hea serv. Ta on hea serviga hoidnud rütmi hollandlane selles skeemis 30-0. Ei taha midagi jätta juhuse hooleks hollandlane. Jälle hea serv, 40-0.
Nüüd tegi topeltvea. Lootsma 40-15. Ja ilusti joone äärde pool põrkest pall sisse ja 5-2 Lootsma teises setis juhtimas. Ei tuld siin ei olnud üldse varianti Siimaril seda game'i kuidagi üldse üritada, et saaks murda, et vastane servis lihtsalt niivõrd kindlalt. Tegi küll ühe topeltvea ka, aga ülejäänud punktid olid jah kindlalt kontrolli all. Ja kõrval väljakul on lätlane Motsius teeninud 4 järjestikust matšpalli hollandlase Antal van der Tuimi vastu. Väga ka põnev mäng siin, eriti poolte vahetuse ajal saab seda jälgida. Pikad pallivahetused. Seal on sisuliselt ju ajakava järgi teine mäng, siin on 3. mäng lõppemas. Seal aga kestab ikka alles teine mäng. No tundub küll, et lätlane nüüd võtab ära, tal oli küll seisul 5-4 oli 4 matšpalli, aga vaatame nüüd, mida siis Mattias suudab oma servi. Ja sealt ei olnud vastasel ka midagi raskelt. Koha pealt sai lüüa eest ka. Ja 0-30 kipub ära minema. Lihtne viga hollandlaselt. Ja 2 matšpalli nüüd teenis endale Lootsma. Esimene matšpall on nüüd kaitstud 30-40, aga ka see tänu eelkõige ikkagi vastane eksis. Ja no siit ei olnud väga mugav hollandlasel mängida ja mäng tasa.
ja edu Siimaril. Võrgupuudu oli. Out. Ja hoidis oma servi siiski. 2 matšpalli oli Lootsmaal. Seis on 5-3 teises setis hollandlasele. Aga ikkagi on seis selles mõttes keeruline, et saamaks tasakaalu selles teises setis on vaja nüüd igal juhul, see on viimane võimalus. On vaja murda Lootsmaa servi ja kui Lootsmaal on esimene servi jooksnud, siis nagu praktiliselt väga võimalust pole olnud. Ja natukene jäi pikaks see pall. Aimas vastase volle ära, aga lihtne ei olnud muidugi. Jälle hea serv ja selle peale ta nüüd on see relv olemas hollandlasel. 30-0. Ja nüüd on 3 järjestikust matšpalli Lootsmaal. Ja tundub, et võtab oma. Kolmanda matšpalli suutis nüüd seivida Siimar, aga vahe on selles, et nüüd on ikkagi 40-15, 2 matšpalli jäänud ja hollandlase servilt. Ja kahju see esimene punkt, kus päris raskest positsioonist ega väga palju ei eksinud Siimar, et võib-olla veidikene hollandlane hästi psühholoogiliseltki mingigi surve alla jäänud, kui oleks esimese punkti kaotanud. Nüüd ei lõpetas ässa, võrgutrips, jah. No nüüd oli õnne. Ega ometis veaks ei loetud seda servi. Oligi viga. Ja aga lahendus tuleb kiire. Ja Niels Lootsmaa lahendab olukorra enda kasuks ja 6-4, 6-3 võidab meie tennisisti Mattias Siimart, nii et seekord see turniir erinevalt Tartust Mattias Siimar edasi ei pääsenud 32 hulgast. Tartus oli ta veerandfinaalis, siin piirdus 16. finaaliga. Ütleme nii, et ega vastane oli päris hea, aga siin oleks võimalus olnud küll mängida. Arvestades veel sellega, et Tartus näiteks võitis Mattias Siimar muulgas Aleksander Vassilenkot Venemaal. See on päris korralik mängumees. Aga nüüd on kella 5 meil paus ja siis saame jälgida Kennet Raismaa ja Christopher Siimari vahelist heitlust, nii et olge kindlasti meiega, kes ei saa tulla Tere tennisekeskuses Tallinnas, siis kella 5 Delfi TV vahelist lahingut, kus siis on vähemalt kindel see, et lisaks Vladimir Ivanovile lunastab keegi meie mängijatest pääsme 16 hulka. Nüüd väike puhkus.